Tere! Käes on 1. juuni 2026 ja seda võib nimetada siis kogu selle aasta ja järgneva ajastu tõeliseks murdepunktiks. See on koht, kus me hakkame järjest rohkem aru saama, kes me oleme, jõuame lähemale iseendale ja hakkame aru saama, mida me elult tahame, mida elu tahab meilt. Nii et ma jätan su endaga siia kaasa kõndima ja kuulama seda, mis mul on ka siia Facebooki lehele kirja pandud, nii et võib-olla saad siis üle kuulates võib-olla mingisugust sügavust juurde. Toredat nautimist sulle ja ilusat 1. juunit ise kohtumist iseendaga. Juunis toimub siis eluliini nihe lausa ja juuni võtab sinult selle, mida sa arvasid, et sa oled. Ja see on ümbersünnikuu. Kõik see, kuidas sa ennast kirjeldasid, mida sa endast mõtlesid, kõik see, mida arvasid sellest, millist elu sa võid elada. Selgub, et sellel ei ole mitte midagi ühist sellega, kes sa tõeliselt oled. Juuni transformeerib meie elu tugevamalt, karmimalt ja puhtamalt kui kõik teised kuud. Juuni on murdepunkt, kui tuleb välja, et see, kes sa päriselt oled, pole üldse see, mida sa oma peas varem ette kujutasid. Juunis muutub eluliin tugevamalt kui üheski teises kuus. See, milline on su reaalsus praegu, sinu töö, sinu suhted, su keha, sinu mõtted, on juba üks valitud võimalikkus kõigist teistest olemasolevatest variantidest. Juunis toimub nihe, kus üks liin asendub teisega. Senine liin oli kinnitatud meie harjumuspäraste reaktsioonide ja sisemise häälestatuse külge. Need olid meie mõtted, automatismid. Näiteks, kui sulle öeldi halvasti, siis hakkasid sa kohe seda inimest süüdistama. Kui keegi tõstis su peale häält, hakkasid sina endas kahtlema. Ja just need reaktsioonid, mis hoidsid senist ajaliini püsti, need langevad nüüd küljest ära. See juhtub ise ja mitte midagi spetsiaalselt sa selleks tegema ei pea. Eluliin häälestub ümber just nimelt läbi selle, et muutub sinu reaktsioon. Jälgi, kui loomulikult ja teisiti sa reageerid samale olukorrale, mis sul varem on olnud. Kui see varem sind viis endast välja, siis nüüd hiljem enam alates tänasest päevast ei järgne solvumist, ei kahtlusi iseendas, sul puudub soov teistele midagi tõestada või ennast õigustama asuda. Teine moment, sa võid juunikuust tajuda, et sa kaotad ennast ära. Tegelikult kaotad sa selle, mida sa arvasid ennast olevat, aga mitte kunagi ei olnud sina. See oli üks programmi kiht. Sinu sisehääl oli süsteemi hääl, mida sa arvasid, et see on sinu. Sinu sisemine kohtunik, kes pidevalt hindab tegevust selle alusel, kas see on kasulik või mitte, kas see on väärtuslik või mitte. See tunne, et peab olema hea, peab tegema head nägu, peab aitama teisi, peab olema lahke, peab olema avatud. Kogu see identiteet kuni selle hetkeni rajanes nendel programmidel. Sulle tundus, et see oledki sina ja siis järgnesid automaatsed tegevused. Keegi küsis abi ja sa tormasid kohe appi. Kuid seejuures ei pööranud sa tähelepanu sellele, kas sa oled hetkel ressursis, kas sul on parasjagu tahet üle, et kedagi aidata. Kas sul on võimalust, aega, energiat, materiaalset ressurssi või teed sa seda kõike enda arvelt. Kogu see kiht kukub juunikuus küljest ära. Su hääl, mis kõlas su sees pidevalt nagu karm kohtunik, tal oli tarvis tõestada, et kõik on võimalik, tal oli vaja õigustada, temaga oli vaja kokku leppida ja ka see kukub nüüd ära. See hääl polnud ka kunagi sinu oma. Sinu olemuses pole kellelgi vaja midagi tõestada. Sinu olemus ei anna sulle hinnanguid, ei anna hinnanguid teistele inimestele, ei anna hinnanguid reaalsusele. Sa ärkad ja sa hakkad kõrvalt nägema, kuidas hääl, millesse sa uskusid, su küljest lahti kleepub, muutudes täiesti kõrvaliseks ja sind mitte puudutavaks. See oligi programmi kiht, sisehääl, millest sa püüdsid aru saada, mille kallal sa enda sees hirmsasti tööd tegid. See oli maatriksi hääl, ühiskonna hääl, programmi hääl. See oli kollektiivne, alateadlik ühisteadvus, kuid mitte kunagi sinu enda sisemine hääl. Kolmas moment, kogu see kiht hakkab kerkima ja su küljest lahti lagunema ja siis hakkab tunduma, et peaks justkui nagu saabuma rahu ja enesekindlus ja tugevus. Kuid üles kerkib hoopis kogu tume pool, mis sinus on. Süütunne, see tunne, et peab, kõik solvumised, väljapääsmatus,
vot see on juunikuus erenäitaja, et sa oled sattunud õigesse punkti. Sa elad hetke kogemusena läbi vanast väljumist ja lahtiühendumist. See on eraldumine oma alateadlikest programmidest. Inimene arvab, et kui ta väljub oma alateadvusest, peaks tal kohe hakkama hea ja saabuma rahu. Näiteks on ta alati elanud seisundis olla kõigile hea ja ta arvab, et ta lõpetab kõikide aitamise ja tunneb end enesekindlalt rahulikult ja tal on omaette hea olla. Aga tegelikult tekib seesama süütunne, mis lämmatab ja püüab tagasi sind suruda. Kohustus, süü, häbi, väljapääsmatus, kahtlused endas on mineviku kaja jäägid kõigist neist programmidest. Kuid see on erenäide sellest, et sa pole enam selles kihis, et sa väljud ja hakkad elama oma tõelist olemust. Me oleme ennast samastanud nende tunnetega, olime samastunud automaatsete reaktsioonide ja automaatse tegutsemisega. Nüüd on see lahkumas ja muutub ebaselgeks, kuidas elada. Juunis põrkume kokku tühjusega ja juuni tühjus, see on moonutuste puudumine. See pole kontroll ega õppetund, karta pole midagi, see etapp, millega kokku puutud, mõistmatus, see on ajutine. Sa ei pea seda mingil moel forsseerima, midagi eraldi tegema, et seda muuta. Ole lihtsalt aus endaga, ole truu oma olemusele, sellele puhtusele, valgusele, mis sinus on ja jätka elamist selles. Kõik need kihid puhastuvad ise ja transformeeruvad ise. Alates juunist tekib ajaline lõhe sündmuse ja sinu reaktsiooni vahel. Varem valgusid sellesse tühimikku alateadlikud programmid. Varem, kui sind rünnati, tahtsid sa vastuseks häält tõsta või asuda ennast kaitsma, isegi kui see oli su sisehääl ja sisemine impulss. Paljudel on see nii olnudki, nad isegi ei tõestanud midagi, ei vaielnud, ei veennud ümber, kuid see hääl pöördus nende sisse ja nad hakkasid oma elus kahtlema. Nad hakkasid ennast ja oma tegevusi teisiti vaatama ja nägema. Aga praegu tekib tühimik ja tühjus toimuva ja sinu reaktsiooni vahel, mis varem oli automaatne ja sinna tekib nüüd ruum. Selles ruumis kohtud sa tõelise endaga, kes sa tahad olla ja kes sa tegelikult juba oled. Aga oma tähelepanuga saad sa valida ja olla see. Varem reageeris ja elas läbi sinu süsteem. Nüüd läbi sinu elas alateadvus, ego, isiksus, kollektiivne, individuaalne ja ühisego, mis sind survestas. Nüüd aga tekib tühimik ja teadmine, et endist viisi enam ei taha. Lisaks hakkad sa maailma ja inimesi nägema hoopis teisiti, puhtamalt. Sa hakkad nägema inimestes nende olemust, sa näed programmi moonutusi, läbi mille ta räägib, näed, kuidas tema sõnad ja kavatsused moonduvad programmide tõttu ja kõlab kui rikkis telefon sinu jaoks. Sa lihtsalt tunned seda, tekib tunne, et midagi on viltu. Inimene ise on justkui hea, tegutseb headest kavatsustest, aga sinu tunne on kuidagi vale. Ja sul on õigus ja see ongi välja lugemine, kui sa ei vaata sündmustele lineaarselt, vaid näed kõike seda, mis selle all asub, kaasa arvatud teise inimese ja sinu enda tegevused. Sa tunned ja küsid endalt, millisest kohast ma tegutsen, millisest kohast teen ma selle sammu. Kas ma teen seda selleks, et midagi saada või sellepärast, et mind on juba piisavalt ja ma olengi see. See muudab vaatenurka, see pole enam pinnapealne tegutsemine ega reageerimine, vaid hoopis sügavus, kuhu sa laskud ja millest sa elad. Kui juunis lahkub kõik kätte õpitu, puutud sa esimest korda kokku tõelisusega. Tõde ei saa tundma õppida mõtetega, mõistusega, mentaalselt. Tõde saab tundma õppida seest poolt, hingeühendusest. Muutuv eluliin juunis viib sind jõusse, vabadusse ja oma elupotentsiaali. Kui sa hoiad kinni oma aja äraelanust, iidsest, mitteaktuaalsest, vanast, süüst, häbist, peab tundest, solvumistest, need on kõige madalamate sagedustega tunded, siis see on ideaalne kombo, milles meil siin praegu opereerib suurem osa inimesi, siis sa pidurdad ise enda kasvu ja oma reaalsuse muutumist. Seda protsessi, neid tundeid pole enam võimalik peatada. Nad on alanud ja hakkavad avanema, jätkuvad ning sul on võimalus aidata ennast ise, kui sa ennast kinni ei haagi. See, kes lahti laseb, leiab ühenduse oma tõega, aga see on vabadus ja teadmine tingimusteta.
Juunis areneb meist tugevus, rahulik kindlus, selgus, kaine meel, sest olemus, kes me oleme, on selline. Meile tundub, et see on mingi omadus, mida me peame hakkama omandama, aga midagi pole enam omandada, igaüks meist on juba täius. Kes omandab, kes teeb, kes peab ennast täiustama, kui kõik on juba piisav. Seepärast juunis, enne kui otsustad ja tegutsed, peatu ja suuna pilk iseendasse, oma vaikusesse, milles sisaldub vastus, kus on teadmine ja kus on selgus. Sellest punktist, mida soovid teha. Kas oled valmis astuma seda sammu? Oled sa valmis otsustama? Vahel on tegemata jätmises rohkem jõudu, kui tehes midagi lihtsalt linnukese pärast, et lihtsalt tõestada oma egole. Juunis kogeme erinevust, kui ma teen midagi selleks, et saada tingimustega, mida mängib ego, või kui ma elan tingimusteta. Kui inimene otsustab või tegutseb sellest kohast, et temal või temas on midagi puudu, siis reaalsuses on hetkel millestki puudu ja tal on vaja läbida mingi teekond või etapp selleks, et saada või saavutada see. Mõistuse vaatepunktist kõlab see küll igati loogiliselt, igaüks saab öelda, et nii see ongi, seda ma usun, aga reaalsus nii ei tööta, sest see on kaootiline, mittelineaarne, kus ühes punktis sisaldub kõik. Mitte see pole määrav, mida sa teed, vaid see, kes sa oled, kui sa seda teed. See kujundab reaalsuse, see mõjutab otseselt saadavat tulemust. Kas toimid puudusest, kus midagi on alati halvasti või vähe või kellelgi teisel on parem? Või sellest, et see on minus olemas, seda on minus piisavalt ja ma teen seda, sest ma võin. See on plussenergia, milleks sa muutud ja see kasvab ja täiustub ka su teistes erinevates eluaspektides, finantsides, suhetes, tervises, need ka kõik paranevad. Juunis annab sulle kiirenduse ja muudab elu. Juuni annab sulle kiirenduse ja muudab elu tegutsemise ja otsustamise küsimusest, mille jaoks ja mille pärast. See, mille sa kaotad juunis, pole kunagi olnud sina. See, mis jääb, oli alati lähedal, sinu nina all. Jõud, rahu, teadmine endas. Muutused ei tule järsult, mitte nii, et avasid hommikul silmad ja kõik on ühtäkki uus. See toimub kõik järk-järgult terve kuu jooksul. Kuu lõpus vaatad tagasi ja näed seda inimest, kes kartis teiste arvamust, kes süüdistas ennast, kes mõistis ennast hukka, mõtles, et tal ei tule midagi välja. Seda inimest rohkem pole. On jätkusuutlikkus, kõigutamatus ja täpne, selge teadmine, kes ma olen. Ja võt see ongi kohtumine iseendaga. Juuni kingib midagi enamat kui lihtsalt võimalikkuste vahetumise ja sisemised muutused. Juuni toob sind tagasi sellesse, kes sa alati oled olnud, enda olemusse ja sellesse, kuidas elada selle teadmisega igas eluhetkes. Väekat juunikuud sulle ja sügavat kohtumist iseendaga. See on alles algus.